Selles videos saad teada, kuidas potentsiaalsete klientide küsitlemine aitab panna toote omadused kliendi jaoks tähtsuse järjekorda ja kuidas selline järjestus aitab kujundada tootele eelist konkureerivate toodete ees. Esmalt vaatame, kuidas klient konkureerivate toodete vahel valib. Kujuta ette, et lähed supermarketisse piima ostma. Riiulil on 20 erinevat nimetust piima. Milline neist osta? Võib-olla vaatad esmalt hinda, võib-olla rasvaprotsenti, aga võib-olla jääb silma naljakas lehma pilt ühelt pakendilt ja valid hoopis selle. Kõik sõltub sellest, mis konkreetsele ostjale kõige olulisem on. Võrdle konkureerivate pakkumiste omadusi sellises järjekorras, nagu klient neid võrdleb. Oletame, et ostja Paul soovib kaalu langetada ning talle on oluline, et piim oleks madala rasvasisaldusega. Paul näeb riiulil 6 erineva nimetusega piimapakki. Ta vaatab rasvaprotsenti. Piimapakid B, C ja E langevad Pauli valikutest välja. Pauli jaoks pole nende piimapakkide hind sedavõrd oluline kui rasvaprotsent. Ta võrdleb piimapakkide A, D ja F hinda. Piimapakk D langeb Pauli valikutest välja. Valikusse jäävad piimapakid A ja F. Nendest piimapakil A on kõige ilusam pakend ja Pauli käsi sirutub riiulist just seda võtma. On selge, et mõne teise kliendi jaoks oleks järjestus olnud teine. Näiteks inimene, kes ostab alati kõige odavamat kaupa, oleks jõudnud hoopis teistsuguse valikuni. Seetõttu ei saa me määrata konkurentsieelist absoluutselt kõikidele võimalikele ostjatele. Just seetõttu tulebki enne konkurentide uurimist määratleda sihtturg. Koosta kliendi eelistuste hierarhia tabel. Esimesse veergu kirjuta oma toote omadused sellises järjekorras, et kliendi jaoks olulised omadused oleksid eespool. Järgmistes veergudes iseloomusta konkureerivaid tooteid ja viimases veerus oma toodet. Sellest tabelist on näha, et konkurentsieeliseks piisab mõnel juhul isegi eristumisest pakendi kujunduse abil. Tee ka sina oma äriplaani kliendi eelistuste hierarhia tabel. Konkurentsieelis ei pea tingimata olema toote omadus. See võib olla ka näiteks pikem garantiiaeg, suurepärane teenindus, kättetoimetamise kiirus või mis tahes muu. Tähtis on, et see oleks sihtturgu kuuluvate klientide jaoks oluline. Konkurentsieelis võib peituda ka ärimudeli mõnes teises osas. Selles videos õppisid toote omadusi järjestama kliendi jaoks oluliste tunnuste alusel. Selle järjestuse alusel leidsid oma toote konkurentsieelise või kujundasid toodet nii, et eelis asuks toote tunnuste hierarhias võimalikult kõrgel. Sa mõistsid, et konkurentsieelis võib peituda mitte ainult tootes, vaid ka ärimudeli mõnes teises osas. Praeguseks hetkeks kogutud informatsiooni põhjal oled suuteline tegema valmis müügiprognoosi. Sa tead turu-uuringu tulemuste ja konkureerivate toodete hindade põhjal, millise hinnaga saad oma toodet müüa. Sa oled hinnanud turu suurust ja tead, kui palju suudad müüa. Sa suudad hinnata, kui sageli potentsiaalsed kliendid toodet ostavad. Nüüd arvuta keskmine aasta käive. Arvesta, et turule sisenemine võtab aega, aga sellest räägime lähemalt järgmises videos. Kohtumiseni!